Kui nüüd on siin keegi, kes soovib midagi oma sõna sekka öelda, siis ma arvan, et mikrofon võib olla vaba. Kas on kedagi, kes tahaks midagi selle antud teema juurde lisada? Ahah, nii ma vaatan, et üks hetk, ma vaatan, see üks meesterahvas tuleb niimoodi vaikse sammuga, et kohe. Nii, kas tuleb? Tuleb ikka, kuulame ära. Tere! Paide rahvas ja lähemalt kaugemalt, kes olete Paidesse tulnud põllumeeste toetuseks ja maamaksu vastu protesteerima. Olen Lääne-Virumaalt tulnud toetama Paide rahvast ja põllumehi. Eks see kõiki inimesi puudutab just maamaksu tõusu osas. Olen vaikselt ajaloo huviline. Läbi aegade on maa toitnud rahvast nii maal kui linnas. Kui ei ole maad, ei ole ka leiba. Seda selleks, et põllumees on see, kes toob leiva lauale. Võtame juba sellest siin eelrääkija rääkis, kuidas mõisad andsid tööd meie rahvale, kuigi orjatööd. Meie isad, vanaisad ja kõik vanavanemad tegid mõisas tööd, et peret toita. Sellega nad said osta omale popsi talud, seal teha tööd. Samuti nagu eelrääkija rääkis, et kui 1918 aasta oli see, kui oli vist niiviisi, jah? 1918, kui need mõisad riigistati, läksid, kuidas öelda, maad jaotamisele talunike vahel, siis suurem osa kõik said omale talud ja hakkasid seal tööd tegema. Ei tahaks veel rääkida seda, et kuidas oli vabadussõda, vanemad inimesed teavad. Kõik need inimesed, kes võitlesid vabadussõjas, said omale maad tasuta. Ja nüüd ma maksaks jälle linnavalitsused ja valitsus maksustab maad, mida ta ise ei ole ostnud ega kusagelt saanud. Kas andis selle Eesti maa keegi ufo või müüs, et nüüd maksustatakse seda maad. Ja mina ei ole nõus ja paljud inimesed ei ole nõus, et maksustatakse. Nii, aitäh, aplaus! No nii, aga meie siin jätkame ikka edasi. Meil on siin tegelikult aega, meie aeg on küll selles suhtes küll piiratud. Meil, ütleme, igavesti ei ole siin võimalik seda teha, aga tundub niimoodi, et linnavalitsuses või seal volikogus on mindud natukene selle venitamise peale välja. Et
et selleks ajaks, kui ütleme, me oleme siin aja kinni pannud, et selleks ajaks loodetakse, et saavad veel arutada. Et sellest on iseenesest kahju, sest iseenesest oleks hea olnud ju küsida, et mis siis toimumas on, kui asi oleks läbi olnud. Peeter Ernits soovis veel kord midagi juurde lisada, ma annan veel kord sõna siis talle ja siis ma kutsun üles, et kellel oleks võimalik siin käia kuskil ringi, et siis tulge, käige siin ringi, võtke midagi sooja jooki omale siin lähimatest piirkondadest olevatest kohtadest ja siis tulge siia tagasi. Loodame, et keegi ei ole niivõrd ära külmunud, et enam siia tagasi ei jõua. Igatahes praegu anname sõna siis Peeter Ernitsale, palun. Jah, head kolleegid, ma kõige olulisemast unustasin rääkimata, aga kuna ma räägin sellest pidevalt, siis iga hetk ei tule meelde. Et me oleme tegelikult, ma vaatan, Kaja Kallas on siin oluline tegelane siltide peal ja tuletan teile meelde, et Kaja Kallase kindlates kätes ja juhtimisel on Eesti jõudnud Euroopa absoluutse rekordini. Ja ma räägin inflatsioonist, aasta on ta suutnud oma kindlates kätes hoida Eesti inflatsiooni. Ja kui vaadata Eurostati, ma vaatasin eile õhtu veel neid andmeid ja prognoose, me oleme absoluutselt esikohal. Võrreldes nii kõikide riikidega, olgu nad Euroopa Liidu või mitte Euroopa Liitu kuuluvad, nii suured kui väikesed, olgu nad või meie Balti riigid, olgu või Venemaa. Ainukene, kellele me hingame kuklasse, on Türgi. Nii et me oleme tegelikult ka maailma juhtriik ja aasta otsa on praegune valitseja suutnud seda hoida. Ja vähe sellest, prognoosid, Eurostati prognoosid ütlevad, et Eesti säilitab liidripositsiooni ka järgmisel aastal, kuigi inflatsioon väheneb ja ka ülejärgmisel aastal. Sellisel juhul, kui võim jääb Kaja Kallase kindlatesse kätesse. Aga mida see tähendab, inflatsioon, see tähendab, et euro on Eestis kõige odavam. Ja see on ülioluline ja see ongi see põhiküsimus ka 5. märtsi valimistel. Kas on võimalik teistmoodi Eestit juhtida või läheb vanamoodi edasi Euroopa ja maailma rekordina inflatsioonis. Aga valik on teie kätes. Aitäh!